Tere, kallis kuulaja! Minu nimi on Maigi Varusk ja sa kuulad raadiot Roosa Raadio. Minu tänaseks külaliseks on Merike Kaste. Me rääkisime Merikese pedagoogilisest kontseptsioonist seoses Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumiga. Samuti arutlesime teemal koolitused ja muidugi ei jäänud ka vaktsineerimine meie teemast välja. Nii et keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist! Mina usun, et kui me õpime teisi tundma, siis me õpime ennast ka paremini tundma. Ja minu teises hooajas on fookuses inimesed, kes mind minu haridusteekonnal on mõjutanud ja kes on olnud toeks, eeskujuks ja mänginud suurt rolli. Ja minu vastas istub täna Merike Kaste. Tere, Merike! Tere, Maigi! Võib-olla alustame sellest, et mis kell on? Kell on 8. Hommikul. Kell on 8 hommikul. Kui vara sa täna ärkasid? Mina tean vastust. Mina ärkasin täna täiesti normaalselt kell 6. Kell 6. Mis on need esimesed asjad, millega sa tegeled hommikul? Esimene asi on kohvi. Kohvi ja enda üles äratamine ja mõtted, mis päev toob. Mulle meeldib planeerida. Nii et sa alustad tööga? Ma alustan tööga selles mõttes, et märkan üles, mõtlen, mis mul päev ees toob, äratan ennast kohviga üles. Ja kuna mulle meeldib asju vaadata nagu sellises pikas perspektiivis, siis mul on komme, et ma õhtul panen kõik oma riided, oma ehted, oma kingad hommikuks valmis. Et siis ma ainult nad võtan. Ja ma saan ennast häälestada selleks, mis mind sellel päeval ees ootab. Ja kas ka nädalavahetusel ärkad sa nii vara? Oi ei! Nädalavahetusel ma ikka tahaksin niiviisi 8-ni, poole 9-ni voodis olla. Võib-olla ma küsin edasi, et kuidas näeb välja ühe koolijuhi selline tavaline päev? Tavalist päeva koolijuhil ei ole. Väga lihtsalt põhjusel, sellepärast, et hästi palju sõltub sellest, mis küsimused sind hommikul ees ootavad. Sõltub sellest, mis on vahepeal toimunud, ütleme, millised muudatused, määrused. Täna hommikulgi, kui sind ootasin, viskasin kirjadele pilgu peale ja see annab juba päevale nagu, kuidas ma ütlen, tempo ja näo, mida sa pead ära tegema, mis on vahepeal toimunud. Teine asi on see, et kui on kooliaeg on, siis iga hommik toob midagi uut kaasa. Ja tihtipeale on niiviisi, et sa plaanid endale, nii nagu ma ütlesin, mulle meeldib plaanida oma asja, sa plaanid endale päeva ära. Aga sa ei jõua mitte midagi teha sellest, mis sa oled plaaninud. Sellepärast, et nii palju asju sõidab sisse, sõidab vahele, millega sa pead tegelema. Ja ma arvan, et väga paljud koolijuhid ongi sellepärast koolijuhid, et nii nagu sina küsisid, Maigi, et milline on su tavaline päev, et selles mõttes tavalist päeva ei olegi. On väga erinevad päevad ja see erinevus annabki sulle sellise paindlikkuse, annab väljakutse, annab mõtteteravuse, et sa pead kogu aeg millegiga kokku puutuma, reageerima ja meil igal ühel on ju olemas mingisugune pedagoogiline kontseptsioon, mida sa järgid, mis on sul elu jooksul kujunenud ja kõik, mis sul päeva jooksul tuleb, mis sul nädala jooksul tuleb, need otsused, mis sa teed, need reaktsioonid, mis sa teed, need tulevad ju sellest samast pedagoogilisest kontseptsioonist sul, kus on väärtused, eesmärgid ja kuidas sa kogu aeg süngid neid oma vahel. Et see on põnev. Mis on sinu jaoks kõige tähtsam väärtus? Kõige tähtsam väärtus minu jaoks on koolijuhina koostöö. Mitte ausus? Koostöö on siiski tähtsam. Sellepärast, et miks mitte ausus? Sellepärast, et kuna sa tead, et ma olen hariduselt ka psühholoog, siis täis ausust ei ole olemas. Me saame olla ausad kellegi suhtes. Me saame ausad olla siis, kui me ise teame, et ma olen aus
aga see ausus võib olla väga subjektiivne. Koostöö ju tähendab seda, et kui ma soovin teha inimesega koostööd, kas õpilase, lapsevanema, õpetajaga, siis ma tema suhtes pean ka aus olema, et see koostöö sobiks. Et ma arvan, et minu jaoks on see koostöö kõige tähtsam asi. Minu küsimus praegusel sellisel hektilisel ajal ja enne selle kooliaasta algust, et kas sa saad üldse magada? Sest mina kujutaks ette, kui mina peaks olema sellises positsioonis praegu. Muidugi mul ei ole nii palju kogemusi, siis ega mul seda und väga ei tuleks õhtul. Unehäired käivad üldjuhul juhi tööga kaasa, selles mõttes on sul täiesti õige, jah. Et kui on selline närvilisem periood või rohkem probleeme, siis see uni läheb ikka ära hommikul, jah, seda küll. Sa rääkisid, et koostöö on oluline ja sa ju tegelikult oled ka mentor uutele koolijuhi karjääri alustavatele õppijatele, siis ma ütleks nii, mis on see esimene asi, mida sa neile nagu südamele paned või tahad, et nad sinult saaksid? Kõige tähtsam asi on seesama, et iga koolijuht, iga õpetaja peaks iseendast, nii nagu sa ütlesid, aru saama ja teadma, mida ta tahab. Et tal peaks olema endal mingisugune eesmärk, mingi soov, kuhu ta peab jõudma. Sest mitte kedagi ei saa toetada ega olla ka talle mentor, kui ta ise ei tea, mis ta tahab. Sest iga mentori, nii ka iga õpetaja ülesanne on toetada kas mentee või õpilase arengut, aga sa saad toetada, mitte ta kättpidi kohale viia. Seega tema peab teadma, mida ta tahab ja siis saad sina teda aidata. Toetada, nõustada, jagada kogemusi või aidata tal küsida selliseid küsimusi, mida ta võib-olla ise ei taha küsida endalt. Kus sinul tuli see soov direktoriks saada, hakata, kujuneda? No minu direktoriks saamise lugu on selles mõttes hästi lihtne, et esiteks on mu isa, kadunud isa, kes on nüüdseks surnud, tuli koolidirektor, nii et ma olin direktori ja õpetaja perest kasvanud, ma seda nägin. Ja teiseks, ma olen kasvanud direktoriks. Ma olin 10 aastat õpetajat, 10 aastat õppejuht ja seejärel kuidagi tekkisid sellised situatsioonid, et pakuti mulle, et kas ma ei kandideeriks direktoriks, et oleks aeg. Ja nii see ongi läinud. Oled sa rahul oma otsusega? Jaa. Ja selles mõttes ma olen rahul oma otsusega, et mulle meeldib inimestega töö, mulle meeldib noortega töö ja mulle meeldib juhi puhul just see sama asi, et ma saan mõelda, ma saan oma pedagoogilist kontseptsiooni ellu viia ja mul on, kuidas ma ütlen, mul on vabadus. Mul on vabadus ette antud piirides neid ideid teostada. Kas sa oled kunagi mõelnud, et mingil etapil, et peaks tagasi sinna klassi ette minema ainult õpetamise juurde? Jaa, muidugi olen mõelnud. Siis kui, ütleme, selline suurem seltskond pahaseid lapsevanemaid esitavad oma nõudeid sellest lähtuvalt, mis ei puutu nagu üldse minusse. Või kui vahepeal ikka juhtub seda, kui mõni koolitöötaja on käki maha pannud ja sa pead seda puhtaks pesema, sest ütleme, juhi jaoks kõige kurvem asi ongi see, et kui sa pead vabandama kas õpilase või vanema ees alluva, et minu suhtes alluva, siis koolitöötaja tehtud jama pärast. Kui lihtne on koolitöötajat lahti lasta tänapäeval? Lahti lasta ei ole mõtet ju. Sellepärast, et ega suurt ei ole ju. Kedagi pole asemele võtta. Sellepärast, et nii nagu sa isegi näed oma koolielus, et on teatavaid erialasid, kust ei tule suurt midagi. Ega saksa keeltki ei ole enam kusagilt eriti võtta. Et need, kes on, ja teine asi on see, et alati peab meeles pidama seda, et
võib-olla see tuleb veel kehvem variant. soo. Ja, et inimestega on vaja koostööd teha, toetada, kasvatada neid, aga kui ta on ikka tõsiselt mingisuguse jamaga ja tema väärtused kuidagi ei sobi, siis on õige on see, kui ta minema läheb. No üks asi on see, et läheb minema, aga juba tuli välja see, et on raske leida nagu õpetajaid, töölisi ja korraks käis see saksa keel läbi. Mille järgi sa valid endale siis alluvaid või koostööpartnereid õpetajatena? Nii nagu mõtlesin, just see sama koostöövalmidus. Sellepärast, et kui inimene tuleb mingisse asutusse tööle, selge on see, et tal on oma väärtused, oma eesmärgid, aga ta peab sünkima ennast ka selle asutuse väärtuste ja eesmärkidega, kuhu ta tahab minna. Ei saa olla niiviisi, et need lähevad omavahel täiesti vastuollu. Et meil on organisatsioon ja tema seal organisatsiooni sees ajab oma asja. Kool, me oleme siiski meie. Koolis on oma kokkulepped, asjad, kuidas me toimetame, väärtused, alates õppekavast, kodukorrast, hindamisest. Ei ole võimalik, et me teeme ühtemoodi ja keegi teeb hoopis teistmoodi. Et aga just see sama koostöö, valmidus ja soov midagi ära teha õpilaste heaks. See on kõige tähtsam asi. Et see, et tal on haridus, õige dokument, et see on nagu pigem siuke boonus või? No seadus ütleb väga lihtsalt, et kui sul on konkurss ja siis sa pead üldjuhul valima, kes on kvalifikatsiooninõuetele vastavad. Ehk teiste sõnadega esimesest voorust järgmisesse saavadki kvalifikatsiooninõuetele vastavad inimesed. Et valida mitte kvalifikatsioonile vastavaid sa saad siis, kui sul ei ole mitte kedagi teist. Et see on esimene asi. Muidugi mulle meeldib, kui kõik on kvalifikatsioonile vastavad inimesed, aga teine pool on ka see, et alati on võimalik õppida. Et näiteks tudengi, kui ta siiski tahab, tal on väärtused paigas, siis väga tore, kui ta tuleb kooli, ta tegutseb, ta töötab, mis siis, et tal veel ei ole kvalifikatsiooninõudeid. Aga jah, meil on 2 noort tudengit, on üks psühholoogiaõpetaja ja üks matemaatikaõpetaja. Nemad on uued tulnud nüüd kohe, sest meil on sellel aastal 1 klass juures, 10. klass. Selleni ma kohe jõuan, et kuidas on, sa olid ju Kanepi koolis direktor, kuidas erineb see suure kooli ja ma nimetaksin ütleks väike kool, maakool ei tahaks vist öelda isegi. On maakool. Jah, maakool. Ütleme maakool. Kuidas erineb see juhtimine? Juhtimine ei erine. Juhtimine on tegelikult üks ja sama, sellepärast nii nagu juhtimisteoreetikud ju ütlevad, et kas sa juhid haridusasutust, kas sa erafirmad juhid, siis mis asi on juhtimine? Juhtimine on otsuste vastuvõtmine ja vastutamine. Et see on ükskõik kus. Mis on erinevad? Erinevad on tingimused. Tingimused on erinevad ja kas sa pead raha silmas tingimuste? Kõike, raha ka. Suures koolis on näiteks kas või see asi, et kui õpilasi on rohkem, raha on rohkem, klassi on rohkem, on võimalik rohkem valikuid pakkuda. Maakoolis on 1 gümnaasiumiklass, sealgi oli 22 õpilast, sul ei olegi rohkem valikuid kui 1 õppekava. Vaba ja valikaineid sul ei ole pakkuda lihtsalt, sellepärast, et sul ei ole õpetajad sinna juurde, keegi ei tule sulle 1-2 tunniga tööle, ei olegi võtta midagi. Teine erisus on näiteks kas või informatsiooni liikumine. Kui väikeses maakoolis oli näiteks tunniplaani muutus või midagi oli vaja öelda, siis jooksid korraks teisele korrusele ja hõikasid õpetajate uksest, et info nõupidamine ja nii edasi. Koolis, kus on 21 klassikomplekti ja 750 õpilast, sa ei jookse koridori ja ei hõika, vaid sa pead ette saatma kirja või saadad siis Google kalendrisse kutset. Nõupidamine nagu üldjuhul samal päeval, see ei jõua kohale. Sa pead planeerima järgmisel päeval. Ja õpilastel samamoodi info levik. Et see on täiesti erinev. Ja 3. erinevus on kindlasti koostöökodudega. Sellepärast, et maakoolis on ju sa elad seal samas, sa tunned kõiki neid inimesi üldjuhul, see kogukond on hästi tugev taga.
linnakoolis seda kogukonda sa ei tunneta, sellepärast et puhtasse gümnaasiumisse astuvad kõikide põhikoolide õpilased. Astuvad 33% väljapool Tartut, mis tähendab seda, et tihtipeale sa mõnda vanemad näed üks ja ainuke kord lõpuaktusel. Kui sedagi võib-olla. Jah. Klassijuhataja veel võib-olla näeb, arenguvestlusele tuleb. Aga sa ei tunneta seda, et kodu tuleks taga. Kumb sulle rohkem meeldib? No, antud momendil ikka suurem kool meeldib rohkem, sellepärast et võimalusi just on rohkem. Kuna sa lõid kooli nagu nullist, siis kuidas sa defineerid Petersoni gümnaasiumit enda jaoks? Petersoni gümnaasium minu jaoks on üks suurimaid võimalusi, mis ühel juhil on olnud, oma kooli loomine. Nii nagu ma enne ütlesin, meil igal ühel on isiklik pedagoogiline kontseptsioon. See on kokku kujunenud alates oma haridusest, oma õpingutest, eks ju, koolitustest, kus sa oled käinud, õppelähetustest, kui sa oled välismaal õppinud, siis sinna lähevad kindlasti juurde omaenda lapse kogemused ja igapäevane juhtimine. Ja sul tekivad mingisugused mõtted, milline peaks üks kool olema. Aga tavaliselt on ju niiviisi, et need jäävadki mõteteks. Sa saad teha nii palju, kui sa antud koolis saad teha. Aga minul oli see võimalus, et mina sain oma pedagoogilise kontseptsiooni lausa reaalselt ellu viia. Koostöös loomulikult nende õpetajatega, kes siia kooli tulid, ka õpilastega, kes tollel momendil juurde tulid. Ka see kool on hästi palju minu isiklikku visiooni, milline üks kool olema peab. Kas see kool on sinu nägu? Ma arvan küll. Peab ju olema. Või mis teeb kooli, mis annab koolile näo? Kas õpilased, õpetajad või ikkagist kõik kokku või ainult see direktor seal ees? Ei, koolile näo annab kogu see õhustik, need samad kokkulepped ja väärtused, mis selles koolis on. Ja hästi selline tundlik koht on see, kui uued kümnendikud vestlustele tulevad, kes astuvad vestlustele. Ja kui nad pärast ütlevad, et ma tulin siia kooli algusest peale, kui tuli kas meie koristaja tädi Anu või valvuri tädi Ülle juba vastu, et ta tundis, et siin on selline hea õhustik, et mind on siin oodatud, kui kohe Anu ütleb, no astu nüüd sinna poole, seal on see sinu klass, kuhu sa pead minema rääkima ja olema. Minu meelest just see on kõige tähtsam, kõik, kuidas need inimesed seal ennast koolis tunnevad, kuidas nad üksteisesse suhtuvad, annab koolile oma näo. Nüüd hakkab kool ja üks asi, mida iga hommiku vist Petersonis ikka veel nähakse, on sinu nägu ikka. Jaa, Ülle nägu ka. Ülle nägu ka. Miks te seda teete? Kui me seda kooli lõime, siis selle kooli loomise lugu oli ju selline, et 2014 oli ju otsus Tartu linnas, et 3 täistsükli kooli luuakse üheks puhtaks gümnaasiumiks. Ja meile tulid kokku siis Kivilinna, Descartesi ja Hansa kooli 11. ja 12. klass. Ja iseendale me saime võtta uued kümnendikud siis. Kuna nad tulid üle, siis ega väga paljud õpilased väga rõõmsad ei olnud. Ise ka ei oleks tõenäoliselt rõõmus, kui sa õpid 2 gümnaasiumi klassi, õpid ühes koolis ja sulle nüüd öeldakse, et vot, nüüd sa oled sinna uude kooli. Tehti sigadusi, eks? Jah, et sinu kool ei ole enam. Selge on see, et sul on hirmud, sa ei tea, mis õpetaja sind ootab, mis on uued korrad seal ja sul on selline ebakindlus samuti. Ja me mõtlesime selle peale, et hommikuti, kui me Petersoni kõrval seal tervitame, oleme, näitame, et me oleme olemas, naeratame, et igaüks näeb, et direktori õppejuht ei ole kusagil kabineti nurgas peidus, vaid on näha, et nad on täiesti olemas, et eks see aitab natukene. Ja me mõtlesime esialgu seda, et esimene kuu teeme, eks ju. Et teeme selle septembrikuu ja
aga kuidagi läks ja hästi palju tuli ka arenguvestlustelt hakkas tulema tagasiside, et tegelikult on see päris tore, et seal on, siis hakkas tulema seesama infovahetus, et oi kui hea, vaata, et kindel koht, kus ma saan õppejuhi ja direktori iga hommiku kätte ju. Tuli see ka õpetajatelt juba, et kindel värk, kui sa hommikul varem tuled ja sa tahad rääkida või midagi lahendada, on võimalik kätte saada. Noh, ja nüüd see on siis olnud, nii et 7. lend meil lõpetas. Kõik need lennud on saanud meie hommikuse tere, et eks me jätkame nüüd. Kui väsitav see võib nagu olla? Ei, ma ei ütleks, et see on väsitav. Tegelikult on see hästi tore ka ju, sest kool on suur. Ma näen oma lapsi. Kas sa tead kõiki nägupidi? Ei tea, kindlasti ei tea. Aeg-ajalt, ma võin ausalt öelda, et aeg-ajalt hommikul ütled tere ja siis ma ütlen Üllele, et vaata huvitav, tema ka käib meie koolis. Selles mõttes, et kui on uus soeng lõigatud või on juuksed värvitud ja siis vaatad, et ups, kas tõsiselt on tema ka meie oma? Et ei, seda ma küll ei saa. See oleks vist utoopia, et sa teaksid kõiki, eks ole. Võib-olla siis ma teaksin, vaata, kui ma ise tunde annaksin. Jah. Et ma klassis käin, aga minu kokkupuute siiski on põgus, et ma käin klassides tunde külastamas, aktusel räägin, aga ikka on neid, keda ma ei näe. Et kui mulle linna peal tere öeldakse, siis ma ütlen alati tere vastu, aga ma ei ole veendunud täiesti. Et kes see on? Et noh, see on nagu tõesti selline natukene utoopia, sest kui me võtame nüüd niiviisi, et 7 aasta jooksul meil on lõpetajaid olnud vilistlasi kusagil 1300. On vist palju tahta, et see 1300, kui sa pead välja, noh, ütleme, linnuksi juurde tegema, kes on sinu õpilased olnud, siis tõenäoliselt ma teen seal vigu. Ei, ma ei eeldagi, et sa peaks ei, ma ütlengi seda, et noh, ta lihtsalt on nii vist. No väikses koolis sa arvatavasti teadsid. Absoluutselt, ma teadsin isegi, kes ta vanaema oli. No ja, nii on. Sa mainisid koolitusi ja ma vaatasin su koolituste nimekirja, kus sa oled osalenud ja kaasa teinud ja löönud, et see on päris pikk nende aastate jooksul, et kui sa peaksid ütlema ühe koolituse või mingi õppeprogrammi, mis on nagu muutnud su elu või andnud sulle sellist positiivset motivatsiooni, et mis see oleks? Ühte ma kindlasti saa välja tuua, sellepärast, et nii nagu ma ütlesin sulle enne, et kogu see pedagoogilise kontseptsiooni kujunemine algas tegelikult, kui Eesti iseseisvus ja esimene selline projekt tuli omanäoline kool, kui meie nõukogude ajast hariduse saanud inimeste ja koolijuhtide ette tulid esimesed Soome, Rootsi õppejõud. See oli niiviisi, et vau, kuidas käib maailmas asi. Ja peale seda kõik need projektid, mis tulid, küll oli sinna juurde kvaliteethariduses, Suurbritannia saatkonna projekt, õppiv koolikogukond, Kanada projekt sinna juurde. Kindlasti esimesed õppelähetused välismaale. Mina olin Hispaanias, olin esimest korda, kui nägin. Igaüks nendest on andnud killukese minu filosoofiasse. Siis Eestis kindlasti viimased needsamad mentorikoolitused. Ja muidugi sellel aastal, kui ma olin haridusjuhtide praktikal erafirmas Fortumas, mõtlesin, et vau, kui vähe ma veel tean juhtimisest ja tean nõksudest, see oli tõeline valgustus. Et mina saan küll öelda, et igast koolitusest ma õpin midagi ja minu kui isiku ja minu kui juhi kujunemine ongi läbi kõikide koolituste õppimise. Siinkohal aga väike paus. Ja kallis kuulaja, mõtle minuga kaasa. Milline oli see viimane koolitus, kus sa tundsid, et vau, see on see, mida mul hetkel vaja oli? Mina õpetajana mõnikord tunnen, et need koolitused
mida me läbime, et need ei anna mulle nagu midagi. Et see haridussüsteemis see koolituste tegemine on ka muutunud nagu selliseks raha tegemiseks. Jaa, ma olen sinuga täiesti nõus, et kui ma otsin ka koolitusi oma koolile ja kui ma võtan need listid ette, mida pakutakse, või võtan ette Harno tasuta koolitused õpetajatele, siis ma kehitan õlgu ja mõtlen, et andke andeks, kus on näiteks mingisugune distantsõppe metoodika koolitus, mida oleks olnud reaalselt õpetajatele vaja, millised keskkonnad, kuidas teste koostada, kuidas toetada, et Eesti õpetaja kõike põlve otsas nokitseb. Aga koolijuhtide puhul on tõesti see, et kui sa ise natuke otsid ja vaatad, siis Haridustöö Sihtasutus, kes on praegu sellesama haridusjuhtide praktika andnud, seesama mentorite koolitus ja mentorite hariduslähetused. Sellepärast, et me siin võime rääkida küll, aga kui sa lähed konkreetselt, ütleme, Norrasse haridussüsteemi koolidesse, kui sa lähed Hollandisse alternatiivkoolidesse, kuhu meid viidi, kus on kokkulepped selles tasandis, et sa näed, kui sa näed ka lava taha, kuidas need asjad toimuvad, siis see on see, mis annab sulle tegelikult tagasi. Kui palju sa oled oma aastate jooksul näinud mandunud õpetajaid, kes ei ole enam huvitatud koolitamisest ja neil on mugav ja neil on hea? Neid on olemas. Neid on täiesti olemas ja ma isegi ei ütleks mitte mandunud õpetajad, vaid ma ütleksin sära silmist kaotanud õpetajad. Ja ma isegi ei ütleks, et õpetaja siin ise süüdi on, et ta ei ole otsinud kõiki väljapääse, aga kindlasti on siin süüdi kogu meie hariduse organisatoorne külg. Ma ei ole nõus sellega, et õpetaja normaalkoormus on 22–24 tundi nädalas. Kui ma tahan, et õpetaja teeks head tööd, mõtleks, et tal oleks sära silmis, siis 15 tundi nädalas oleks nagu maa ja ilm tema jaoks. Et ta saaks mõelda, vaadata, kui me paneme õpetaja roboti rolli kogu aeg, et sul tiksub kuklas, et kas sa jõuad teha, siis me ei saagi muud tahta. Kui ma mõtlen selle peale, kas või viimased, mis ma ka Liina Kersnale küsimused said esitatud, Sirje Päresmaa esitas neid küsimusi ja küsis koolijuhtide käest, viimases õpetajate lehes oli, kas või seesama linna- ja maakooli erinevus, mis ma ütlen, kui sa oled linnakoolis ja sul on 38 õpilast klassis ja sa oled väikses maakoolis, kus sul on 10 õpilast klassis, see õpetaja töötasu, tunnipalk on üks ja sama, aga kas sa parandad ära 12 saksa keele kirjandit või 38, noh siis tunnitasu enam ei ole sama, kui sa jagad selle aja ära. Teine asi, mis õpetajal võtab sära silmist ära, on kindlasti see, et kool on kuidagi koht, kuhu läbi aastate ülesanded tuleb järjest juurde, millest kool vastutab, mida kool peab tegema. Kõik see, et kui lapsed kusagil tänava pealt suitsetavad, küsitakse, kust koolist sa oled, mitte kes su kodu on, a la. Kas või see, mis praegu on kogu vaktsineerimine, lihtsustatud karantiinid, asjad, on ju kooli koht see, mida kool nagu hakkab selgitama ja tegutsema. Muidugi kooliõed aitavad ja me saame kõik aru, et seda on vaja. Aga lihtsalt, kui me vaatame, vanasti oli liikluskasutus, no nüüd on algklassidest rohkem, täpselt samamoodi, jalgrattaload. Et me ei saa nagu õpetajale laduda peale. Tulid uurimuspraktilised tööd, eks ju, tulid loovtööd, lisaülesanded, muudkui juurde ja õpetaja ameti juhendisse muudkui kirjutama ainult, et õpetaja vastutab, õpetaja teeb. Summa on ikka üks ja sama ja koormusnorm on ikka üks ja sama. Ja kui me räägime sellest, vaatame, et õpetaja ei saa oma palgast 1315 miinus maksud
normaalselt planeerida endale vähemalt kord aastas ilusat reisi, et oma aju nimesi avada uutele emotsioonidele. Ma ei räägi siin, et Lätis käia, vaid ütleme, et no tõesti, et noh, kui sa vaatad reisibüroodes, siis on 2000-ga algavad sellised natuke kaugemad reisid seal 10-12 päeva. Kui ta peab maatama ja mõtlema, et kas ma kõiki raamatuid, mis ma tahan, saan lubada endale osta, siis see ei ole nagu väga okei. Ja see ongi see, miks sära silmist ära kaob. Kui me räägime ühte, aga teeme teist, räägime, et õpetaja töö on väga tähtis, aga materiaalse poole pealt me seda kusagilt poolt ei näita. Ja siin tõesti koolitus ei aita. Siin jah koolitus ei aita, et vist ikka raha peab rattad käima natuke. Ta annab meile mingi vabaduse ja mingi... Ma ütlen niiviisi, et raha peab olema õpetaja, või tähendab, õpetaja palk peab olema selline, et ta ei pea mõtlema raha peale. Nii kaua, kui ta peab mõtlema raha peale, ei ole see okei. Sa mainisid korra, et see vastutus ja õpetajale pantavad ülesanded ja tõid ka välja selle vaktsineerimise korraks, et võib-olla räägiks sellest, et enne kui ma lindistamist vajutasin, siis mulle väga meeldis ja mulle on väga nõus, et see on koolijuhile vist päris suur stress praegusel ajal. Et mis sinu esmased mõtted on praegu peas? No minu põhimõtted on praegu see, et HTM-i juhend on väga ilus, väga kena. Mulle väga meeldib see, et kontaktõppe on prioriteet. Mulle väga meeldib see, et kui on õpilane eneseisolatsioonis karantiinist, ei pea kool talle veebi ülekandeid tegema. See on ühelt poolt väga ilus. Mis on teine pool? Teine pool on see, et lihtsustatud karantiin tähendab seda, et kui lapsel hakkab koolis halb, läheb kooli õe juurde, tehakse kiirtest, juhul kui ta on positiivne, läheb koju. Teised klassikaaslased tehakse kiirtestid, kui vanemad on muidugi lubanud seda, jäävad kooli. Ja 3 päeva pärast tehakse siis PCR-test, uus test. Mis tähendab seda, et on suur tõenäosus, et selle 3 päeva jooksul, mis nad koolis käivad, võivad nad muutuda positiivseks. Lapsed põevad kergelt, probleeme ei nähta. Koolis aga on ka vaktsineerimata õpetajaid. On neid, kes näiteks tervislikel seisunditel või ei ole arst soovitanud siiski vaktsineerida. Siis tähendab seda, et õpetajal on suur tõenäosus, et iga päev võib tal mõnes tunnis olla laps, kes on positiivne. Ja kui õpetaja, vaktsineerimata õpetaja puutub kokku sellise lapsega, peab ta minema koju eneseisolatsiooni 10 päevaks. Ja koolijuhi jaoks on lugu nüüd niiviisi, et õpetaja on kodus eneseisolatsioonis, aga õpilased on kodus koolis klassis. Et see ära organiseerida nüüd. Et lapsed, kes peavad olema, saavad olla kontaktõppel, kas siis asendusõpetajat otsida, kui õpetaja võtab haiguslehe. Kui õpetaja tahaks aga edasi anda oma tundi veebist, siis keegi ju peab olema see, kes paneb data ja arvuti käima, kes korjab õppematerjalid kokku, jagab need. Okei, 1 päeva võib olla rahulikult, et lapsed on ise klassis. Aga kui see on 10 päeva, siis on seda natukene palju, seda tekitada. Teine pool on seesama, mis on veebiülekanded. Tõesti, jah, koole ei pea tegema võimalikuks osaleda. Ja siin on ju see lugu, et vanemad tihtipeale ütlevad, ja kui lugeda Liina Kersna Facebooki seina, kui esimest korda ta seda ütles, siis hästi palju vanemaid kohe ütled, aga mis see on? Õpetaja võiks ju sisse panna arvuti, lingi saata, ei ole küsimus. Ei ole üldse vaadatud seda, et tõesti koolid on ostnud tehnikat, et veebiülekandeid teha. Aga need on sellised tehnikad, kus õpetaja peab olema arvuti taga. Kaamera on arvuti sees, kõlar on arvuti sees. Niipea kui õpetaja liigub klassis, ei näe õpilane midagi, kes on kodus, ja ta ei kuule mitte midagi. Mis tähendab, et selleks, et osta tehnikat,
läheks üks klass maksma kuskil 5000 eurot, kus on siis selline kaamera, mis liigub kaasa õpetajaga, kus on see nõndanimetatud öökulmikker. Ehk see ei ole nii lihtne. Teine pool aga on asjas selles, et kui õpilane on, ütleme, mitu korda järjest eneseisolatsioonis ja gümnaasiumis on 7 nädalat üks periood, siis õpetaja on ju see, kes peab kuidagi talle ju selle hinde ära panema ju. Kes peab materjalid saatma, ta peab ju teadmisi andma. Et ühelt poolt muidugi, jah, tore, ta ei pea saatma linki, aga teiselt poolt tal on ju see vastutus ikka olemas. Et õpilane selle aine läbiks ja jõuaks ju kuhugile. Sest õpetaja siiski tahab, et see õpilane areneks ja teeks oma asjad. Et siin on nüüd vaja leida ju seda sihukest tasakaalu ja eriti kuna meil on mooduli ained, kui ühtegi õpikut ei ole, midagi ei ole, siis kuidagi neid materjale on nagunii vaja esitada ju õpilastele. Teine asi on ju see, et kui vaktsineerimata õpilane saab kokkupuute väljaspool kooli, peab ta ikka eneseisolatsiooni minema. Et me jõuame nagu sinnamaani, et kui ühelt poolt on siiamaani vaja olnud, et mis põhjusel õpilane puudus ja nii edasi, siis praeguseks on ju see seis selline, et ei oma mingit tähtsust, miks sa puudud. Asjad on vaja ära teha. Ja selleks, et asjad ära on vaja teha, peab koolil olema oma õppekava ulatuses ju e-õppematerjalid kõik olemas. Ja me jõuame nüüd jällegi õpetaja koormuse juurde. Kui õpetaja annab kontakttundi nendega, kes sul on koolis. Ja ta peaks tegema veel samal ajal e-õpet nendega. Ja seda kõike selle sama töötasu sees, siis ei ole see õiglane. No see on, esiteks see ei ole õiglane, ma arvan, et see on ka natuke võimatu. Sul vaba aega on, Maigi. saad tegeleda sellega. Ei, ma ei taha tegeleda sellega. Et ma olen nõus, et mulle meeldis see otsus, et me ei pea nagu tegema seda hübriid või me ei pea seda kaamerat sisse panema või pakkuma, aga samas ongi see, mis sa välja tõid, et ta peab ju selle info kuskilt saama. Et võib-olla nagu ongi siin nagu nokk kinni, saaba lahti vist. Ongi, sellepärast, et teine asi on see, et sa pead kas siis terasse või kuhugi, sa pead neid materjale ju jagama, sa pead kuidagi mingeid veebitunde ja asju tegema. Ma ei tea, võib-olla ma paisutan üle, võib-olla ei tule eneseisolatsiooni nii palju, võib-olla on kõik kontaktõppes. Aga ma kahtlustan. Ma kahtlustan lähtuvalt sellest, kuidas siiski igapäevaselt kuskil 20-25% on ka vaktsineerituid, kes haigestuvad. Siis kui me tahame siiski, et õpilased kuhugile jõuaksid, nad peavad need materjalid kätte saama. Kas koolijuht teab praegu, kui palju tema õpilastest on vaktsineeritud? 70% 11. ja 12. klassist. Et see info on nagu koolijuhil olemas. 10. veel ei ole, sellepärast 10. klass alles, kuidas ma tean, süngitakse nüüd EHISega, Arnoga ja Haigekassaga. Need infod tulevad kusagil septembri 2. nädalal. 70% tundub päris nagu... Okei, ma ütleksin. Päris okei. Õpetajaid on meil 91%, vaktsineeritud õpilasi 70%, aga võt need 30%. Aga ma ei tea, kas sa oled näinud, et Viljandis näiteks loositi iPhone välja nende vahel, kes vaktsineerisid ja Tallinnas vist oli ka mingisugune, see küttis meedias kirgi, pigem vist vaktsiinivastaste poole peal oli seal nagu selline, et mis sa sellisest asjast arvad, et kool nagu sellist, ma nimetaks seda siiski propagandaks, Ma arvan, et kool ei ole propagandaasutus ja minu meelest nende loosimised ja asjad, see on kõik jama. Sellepärast, et selline otsus peaks tulema siiski, vaktsineerimise otsus peaks tulema siiski sisemisest arusaamast, mitte see, et kas ma saan seda telefoni. Ja minu meelest sisemine arusaam seisnebki selles antud momendil, et vaktsineerimine ei kaitse uuesti nakatumise eest. Vaktsineerimine ei võta seda haigust ära. Kuid vaktsineerimine
toob ühiskonnas kaasa selle, et raskeid haigestunuid on vähem. See toob kaasa selle, et me saaksime, nii nagu on, et avatud Tartu, avatud Eesti, et me saaksime osaleda ühiskonnaelus. Ja kui on siiski teadlased välja toonud, et see tõenäosus väheneb raskete haigustamistega, siis on ühiskonna seisukohast seda vaktsineerimist vaja. Ja just aru saama sellest. Ma tahaksin, et meie noored inimesed ja kogu meie ühiskond saab selleks aru, et kõiki neid piiranguid ja neid vaktsineerimisi ei ole vaja propaganda pärast, vaid on vaja selle jaoks, et me saaksime toimida. Haridus minu arvates on saanud ikka päris suure paugu sellega. Väga suure paugu. Kvaliteedi mõttes ja eks aastad näitavad, mis lüngad ja kas on vaimses tervises. Ei, vaimses tervises on kindlasti, aga lüngad, kas või eile meil oli õpetajatega nõupidamine ja just rääkisime riigieksamitest. Ja enamus võõrkeele õpetajaid ütlesid, et nii naljakas, kui see ei ole, sellel aastal suulise eksami tulemused olid langenud. Mis näitab otse seda distantsõpet. Et rääkimine oli tunduvalt väiksem ja kuulamine oli paremaks läinud. Et teiste sõnadega, et me saame neid tulemusi, mida me treenime. Eks ta ole, aga ma guugeldasin sind ja ma guugeldasin sinu pilte. Mis sa arvad, mis on esimene pilt, mis tuleb, kui sinu nime guugeldada? Absoluutselt ei tea. Tõsiselt ei tea. Seal on päris palju pilte. Nii. Mis mulle väga meeldis, ma ei tea, kuidas sa selle saavutasid või kas sa tead, et see on, et kui su nime hakata trükkima, siis tuleb su nimi ja sulgudes on pedagoog. Kus sa selle said sinna? Ei tea. Absoluutselt ei tea. Ma lähen nüüd koju ja guugeldan ennast. Ma ei ole seda enne näinud, et kellelgi oleks pedagoog kohe tuleb. Aga võib-olla sellepärast, et kuna Wikipeedias on ka minu nimi on. Et tõenäoliselt sealt tuleb, sest vaata Wikipeedias pannakse ka ala, kus sa tegutsed. Väga lahe, see sõna pedagoog, seda ei kasutata nagu enam eriti. See on nagu vist mingi halva maitsega, mingi siuke. Veneaegne nagu, nüüd on ikka õpetaja rohkem. Aga mulle meeldib see sõna. Ma ei tea. Muidugi varuspedagogik. Et esimene pilt, mis tuleb, on õpetajate lehest üks pilt. Ja seda sa juba mainisid ka, seda projekti. Haridusjuhtide praktika. Jah. Miks sa seda tegid? Sa läksid ju koolist ära 3 kuuks. Ja. See projekt oli esimest korda ülemöödunud aasta ja Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults seal osales ja tema tagasiside oli tohutult hea. Et mida see kõik andis ja et kuidas tema näeb haridust ja juhtimist hoopis teistmoodi. Ja Tartu võttis selle üle, ühines selle projektiga ja Tartus öeldi ka, et 2-3 direktorit saavad osaleda. Ja siis ma mõtlesin ja kui kuulutati seal, ma ütlesin okei, ma tahaks küll, aga ma ütlesin ka seda, et ma ei tahaks sellisesse firmasse minna, kus igapäevakeel on inglise keel. Et kuna minu esimene võõrkeel on siiski vene keel ja inglise keel on mul täiskasvanuna õpetud, et minu jaoks on see pingutav ja ma ei räägi. Vanemad inimesed enam ei taha rääkida, kui see on noorest peale õppinud. Ja Tartus tegi seda Fontes, kes siis tegi isiksuse testid ja asjad ja tegid firmad samuti. Ja mina ei tea, kuidas nemad matchisid neid asju, aga nemad leidsid, et Fortuma sobib mulle kõige paremini. Mis on siis Tartu iduettevõttest välja kasvanud IT-firma, puhas IT-firma, börsifirma tegelikult. Ja sinna mind saadeti firmasse, kus inglise keel on töökeel igapäevaselt, kus kogu firma asjamajamine töökeel IT-värk, millest mina olen siiski
kaugel, ütleme, ma ei tegele programmeerimise asjadega, ma ei tea sellest suurt midagi. Ma tean, mis on arvuti ja kuidas seda kasutatakse enda tarbeks. Ja ma nägin seda firmat seestpoolt, kuidas see asi toimib, millised on väärtused, põhimõtted. Ja tõesti, jah, ma olin 3 kuud olin firmas. Ja ma sain tohutu palju mõtteid, ma sain tohutu palju ideesid ja sellest samast õpetajate leheartiklist. Ma ka neid tõin välja. See on üks parimaid koolitusi, mida üks koolijuht saab tahta. Vaadata teise firmasse, vaadata oma kooli kõrvalt ja näha kas või seda näiteks, miks on koolis ja õpetajana hea töötada. Mis see on siis? No näiteks kohe mulle programmeerijad poisid ütlesid, et mida? Esiteks õpetaja puhkus praktiliselt 2 kuud. Kui nendel on 4 nädalat ja sellises kohas sa ei saa üldjuhul ka 4 nädalat korraga kätte. Sa saad 2 ja 2 nädalat, sellepärast, et programmeerijana sa oled vajalik, sa teed kindlat asja, ei ole võimalik, et sind nii kaua ei ole. Teine asi on see, et kui õpetaja töö on selline, et sul läheb pinge tuleb ja siis pinge langeb, kooli vahel kas või, eks ju, on hingamispaus korrakski, siis sellises ettevõttes üks programm lõpeb, üks uus programm algab. Projektid tulevad, lähevad. See tähendab seda, et kui üks projekt hakkab lõppema, siis teine juba tuleb siin kergelt peale. Sul ei ole sellist kõikumist. Ehk teiste sõnadega sulle makstaksegi sellest, et sul on kogu aeg pinge siin laes. Kui õpetaja puhul sa natukenegi planeerid, et tunnid lõpevad ära, mõni päev on sul vähem tunde, eks ju. Sa saad paindlikumalt oma aega, sa õhtul vahe tunde siis valmistad ette, kui sul sobib, eks ju. Aga kui sa oled maailmafirma, kus on 20-30 riigis, on sul mobiilsideettevõtted, kellega suhtled ja tegeled, kelle sa ka pead võtma, siis normaalne on ka see, et õhtul kell 10 on sul konverentsi kõne. Ja see ei ole mitte mingisugune erand, vaid see on tavaline asi. Ja sealt lõid välja need positiivsed küljed, mis on õpetajal. Pluss see, et kui sa oled rahvusvahelises firmas, siis see kultuuritaust hakkab nii palju mõjutama, et see suur rõõm, et sa saad olla ainult eestlastega. Sa saad aru, millest me räägime, kust teeme ja sa ei pea otsima nagu tagapõhja igal asjal, miks nii tehakse. Et see on ka suur pluss. No kõnetas see sind. Tasub olla õpetaja, jah? Ei, mina olen oma otsuse juba teinud ja mina tean oma põhjuseid. Aga ma olen täiesti nõus, et need on need plussid. Aga juhtimise seisukohalt, kas õpetajaid juhitakse teistmoodi kui iduettevõtet või IT-ettevõtet? Ma ei ütle, et teistmoodi juhitakse. Ikka täpselt samamoodi iduettevõtted ja IT-ettevõtted ka läbi koostöö, läbi rääkimiste. Kõik asjad räägitakse läbi, kuidas me teeme. Ja kui ma sinna läksin, siis ma arvasin seda, et meie koolis suhtleme rohkem. Et meil on nii palju koosolekuid. Õpetajad tihtipeale kurdavad, et jälle koosolek ja jälle teeme seda. Ja kui ma nägin, kui palju ja kui tähtsaks peetakse IT-ettevõttes suhtlust, läbirääkimisi, üks ühele vestlusi, igasuguseid koosolekuid. Ja need ei ole mitte sellepärast, et koosolekuid pidada, vaid see ongi töökultuur. Et me pidevalt räägime läbi, kus me oleme, mis sul läheb halvasti, mida on sul juurde vaja. Et neid ka koosolekuid on väga erinevaid tüüpi, küll ühe meeskonna sees, küll erinevate meeskondadega, küll kas või see, et nüüd ongi see hädaldamise koosolek. Et hädaldame korraks ära kõik, konstruktiivne hädaldamine, pinge on maha võetud ja lähme tööle. Kas või 5-10 minutit või hommikul tuleme korraks kokku, samamoodi nagu meie selles mõttes Üllega, kui hommikul tervitame, siis see on ka ju, meie jaoks on see nagu mõnes mõttes koosoleku aeg, eks ju, et me plaanime päeva ära, mis on vaja teha, kuhu me peame õhtuks jõudma.
ja kui me võtame just näiteks programmeerimise puhul on ju see, et me oleme üksteisest hästi sõltuvad. Siis ma pean sünkima pidevalt, eks ju, kus sina oled, kus mina olen. Et see oli tõeliselt üllatav, ma ei aimanud, et nii tugev töö on. Võib-olla teine, mis seal juhtimise puhul oli see, et me arvame, et kui palk ei ole küsimus, eks ju, kui su palganumbrid võib-olla algavad sealt 2000, 2500, eks ju, sellised ja lähevad ülespoole, et siis ei ole probleem töötajaid leida. Siis see on täiesti vale arusaam, sellepärast, et siis on veel raskem töötajaid leida. Tipptegijaid on vähe. Ja nemad tahavad veel rohkem või? Ei, üleostmist praktiliselt tipptegijate juures suurt ei ole. On ainult, millega saad üle osta, on see, et tulla rohkem vastu sinu kui töötaja arenguvajadustele ja soovidele. Kas koolisüsteemi saaks ka seda üle kanda? Üleostmist? Kas on üleostmist? Koolisüsteemis praktiliselt üleostmist ei ole. Ikka natuke on, Kohtla-Järvele ikka osteti. Ja. Kus on raha, võib-olla seal, riigigümnaasiumis on see võimalik. Mina üleostmist ei toeta haridussüsteemis väga lihtsalt põhjusel, kuna mulle on tähtis koostöö ja teised inimesed, siis kuidas ma maksan sinule seda sama töötasu edasi, mis siiamaani, aga tema, kes tuleb samad tööd tegema, ostan ma üle ja maksan temale, ütleme, 1,5 korda rohkem. Kuidas ma sulle otsa vaatan ja ütlen, et kuule, Maigi, tee nüüd edasi kõik asju, kui sa tead, et sul kõrval saab. Sa tuled ka minu juurde, ütled, et mis jama see toimub. Et võib-olla tõesti siin nendesse piirkondadesse, kus ei ole võimalik. Aga kas seal IT-ettevõttes olid enamjaolt mehed? Enamus mehed. Noored mehed. Mis sa arvad, kas seal on erinevus ka, sest koolisüsteemis on siiski nagu naised, üldjuhul õpetajad, ja on üksikud mehed. Et kas seal tuli ka mingi vahe või märkasid sa mingit vahet? Juhtimise, fookuses või? Fookuses, selles mõttes juhtimise fookuses vahet ei olnud. Vahe võib-olla oli selles ainult, et mehed ka koolisüsteemis on otsekohesemad, kiiremad, nemad ei vaja nii pikka käivitumist ja võib-olla ka mahalaadimist, kui vaja on. Et naistel on see chat suhtlus on natukene tähtis, mis on vaja nii soojenduseks kui mahalaadimiseks. Võib-olla ainult juhtimises on nii palju vahe, et mehed on konkurentsi armastajad rohkem. Et nad pingutavad rohkem selle nimel, et olla parim ja teha kiiremini ära. Naiste puhul ei ole konkurents niivõrd tähtis. Kui sa kooli vaatad, siis. Nüüd see 3 kuud kogemust, kas see pani mõtlema ka selles suunas, et võib-olla kunagi lahkudagi haridusest ja hakata juhtima mõnda ettevõtet? Veel ei pannud. Ju on kool siiski midagi sellist, mis on minu sees, eriti Petersoni kool, oma lapsuke. Et mulle tundub, et ma ei ole veel Petersoni kooli lõplikult valmis teinud. Et seda on veel vaja disainida. Sa mainisid, et sul oli nagu ideaal peas. Mis ja kas on midagi, mis on sul veel tegemata? Petersoni koolis? Jah. Selles mõttes minu ideaaliks oli see, et õpilastel oleks valikuvabadusi. Et õpetajal oleks valikuvabadusi mooduleid teha. Pakkuda seda, millest ta tunneb, et ta on tugev ja mida ta tahaks teha. Võib-olla teha on seda veel, et kuidas jõuda tänapäeva õpilaste õppimiseni paremini. Sellepärast, et nii mina kui keskealine õpetaja õpetab nii, nagu nemad ise on kõige paremini õppinud. Järjest rohkem me näeme, et praegune põlvkond ei õpi niiviisi, nagu meie õppisime. Õpetajad teevad parimat, me ei ole täiesti veendunud, kas see on see, mida tänapäeva noorel läheb vaja. Sellepärast, et ühelt poolt me õpetame kõiki neid reegleid, ütleme näiteks matemaatikas asju,
teiselt poolt ettevõtted ju, tööandjad, järgmised asutused, kõrgkoolid ütlevad ju seda, et nad tahaksid rohkem loovust, loogilist mõtlemist, silmaringi, avatust. Võib-olla me peaksime tegema midagi teistmoodi. Aga mis see ka täpselt on? Ma ei ole seda veel leidnud ja võib-olla seda ongi vaja otsida. Sest kui me vaatame kas või distantsõpped, millest me rääkisime, siis ma arvan, et sinul ka võib-olla oli probleem, et mõned lapsed, kes ei pannud üldse kaamerat sisse. Ma ei oska ütelda, kas see on hea või halb. Kas ta õppis sellega või ta ei õppinud sellega. Kuidas kasutada e-õpet nii, et see oleks tulemuslik? Millised need materjalid peaksid olema? Ja kindlasti ka see koht, kuidas eesmärke rohkem püstitada ja vastutust võtta nende eesmärkide täitmise eest. Et teha veel on midagi. Millal see valmis saab? Kes seda teab? No jah. Mulle meeldib, et sul on visioon. Aitäh. See on lahe. Mulle seda ma olen alati sinu puhul imetlenud, et sa lähed ja sa tead, kuhu sa lähed. Üldjuhul vähe. Üldjuhul. Tundub, et sa tead. Mul on sulle mõned küsimused. Jah või ei, üks või teine. Ja ole hea vasta esimene mõte, mis sul pähe tuleb. Ja sul on ka üks jokker, sa ei pea vastama. Mõned küsimused on veel kooliga seotud ja mõned võib-olla natuke sinu kui isiksusega. Alustame. Valmis? Jaa. Mentor, psühholoog või sõber? Psühholoog. Kas see, et sul on psühholoogia haridus? Jah, just sellepärast. Sest see psühholoogia haridus annab mõlemale poole. Nii sõber olemiseks kui mentor olemiseks. Ja see on see kese. Kes on psühholoog? Psühholoogia või ajalugu? Psühholoogia. Aga su esimene valik oli siis ka ajalugu? Ajalugu, aga ajaloo valik oli eelkõige isa eeskujul ja isa toetades, sest isa oli ajaloolane. Ja sealt tuli see ajaloo huvi. Ma teadsin, et ma tahan õpetajaks minna, õppima. Ja sealt tuli ajalugu. Ja psühholoogia tuli hiljem. Siis, kui ma natuke küpsemaks sain. Õppejuht kael või parem käsi? Parem käsi. Et vist direktorina üksinda tipus hakkama ei saa? Ei. Kui sa olid ka meie juures, siis sa tead, et meil on Anna-Liisa, Maris, Alik, Riho ja Ülle. Et meie juhtimine on täpselt samamoodi, et nemad on kõik oma valdkonnas ja just see sama läbirääkimine, kõik paremad käed, nii et parem käsi. Koolide pingerida, õnn või õnnetus? Õnnetus. Varsti tuleb jälle? Jaa, varsti tuleb ja midagi head seal ei ole. Aga ma arvan seda, et pingerida ei näita kõike seda, mida me teeme. Sest pingereas unustatakse üks asi ära. Unustatakse ära see, et kui see õpilane, näiteks sellel aastal lõpetas meil üks õpilane, kes on nüüd QTV-s oli väga kõva tegija, teab, kuhu läheb Balti filmikolledžisse õppima. Kui ta tuli peale 9. klassi, siis öeldi, et umbes, mis tal üldse gümnaasiumis asja on ja imelik ja nii edasi. Tal ei tule see punktid kõrged, aga see isiksuse areng, mis seal taga on. Ja kui me räägime, et eesmärk on siiski toetada õpilase arengut, siis ka see, kui ta lõpetab gümnaasiumi, teeb need riigieksamid ära ja ta teab, mida ta tegema läheb, ta teab, mis ta tahab, on suur õnn ja kas sellepärast meie kool on nüüd 20 kohta allpool, see ei tähenda mitte midagi. Miks te ei hakka selle vastu? See on ajakirjanduse asi, selles on küsimus. Ajakirjandus, nii nagu sa tead, tahab klikke saada. Ja see teeb klikke, nii tore on ju. Kirjutada millestki, kui presidendi valimistest enam ei ole kirjutada, siis. Ma olen nõus, et see ei mõõda, see ei näita mitte midagi. See ei näita mitte midagi. Aga prooviti ju vahepeal mõõta seda, et kui ta tuleb sisse, kui ta läheb välja. Ja lisandväärtust. Ja tehti erinevaid asju. Ja tegelikult, kui sa võtad nüüd selle
kõik, mis on näiteks eetikakeskus teeb hea kooli auhind, noh, vot need on nagu sellised, kus on võetud arvesse ka seda, mis seal sisu on. Tegelikult, jah. Number ei näita midagi, number näitab ainult seda, millise eeltasemega õpilased kooli tulevad. Ühiskatsed, jah või ei? Jah. Mis sa arvad minu mõttest, et ühiskatsetel võiks olla B-võõrkeel katsetena? Jaa, võib-olla. Saksa, vene, mis iganes. Minu mõte oleks tegelikult see, et ühiskatseid üldse ei ole vaja. Kui oleks korralikud põhikooli lõpueksamid, mis toimuksid varem, mitte juunikuus, ja võtta põhikooli lõpueksamite ja vestlusega vastu. Sest ühiskatsed on ju sama tegelikult. Me teeme need samad eksamid lihtsalt märtsis, aprillis ära. Ja siis tekib küsimus, mis ta seal veel 2 tundi kuud koolis teeb. No ma tunnen seda natuke põhikooli õpetajana, et noh, nii on. Nii on. Et võiks ju siis ühitada kuidagi viisi, et näiteks sellel aastal ju oli, et ei saanud hindeid, vaid said protsendid. See oleks täiesti okei ju. Anda võimalus või visata välja? Võimalus. Ikka võimalus. Sa usud, et inimesed on ilusad ja head? Ma usun seda, et seesama, mis ma enne ütlesin, et kui inimene teab, mida ta tahab, siis on ta suuteline selle nimel tegutsema. Tihtipeale õpilaste puhul on see, et tal läheb see eesmärk kaduma. Ta ei saa aru. Lihtne on välja visata. Lihtne on kustutada nimekirjast. Aga kui ma mõtlen selle peale, et kui ta saab aru, et see on tema elu ja tema võimalus, siis tuleb talle võimalus anda. Õpetaja kui alluv, easy breezy või kolgata tee? Ma ei tahaks üldse öelda, et õpetaja on alluv. Sa ütlesid selle esimese lause sinna. Sellepärast, et õpetaja on koostööpartner. Me ei saa kunagi võtta seda, et õpetaja on alluv. Miks? Väga lihtsalt põhjusel. Õpetaja läheb oma kabinetti, oma klassi, paneb ukse kinni ja ta on juht. Ta on liider selles klassis. Nii et sa jätad vastamata? Ma jätan vastamata, õpetaja on liider. Jah, ma olen nõus, et vist õpetajat väga allutada ei saa. Ei. Et ta on nii tugev. Ja kui sa allutata, siis ta ju ei ole enam õpetaja. Ta ei ole enam juht. Aga ma tahan, et ta oleks juht ju. Et ta võtaks otsuseid, ta võtaks vastutuse, ta liiguks sinna suunas, mida ta on ise endale välja mõelnud. Uks lahti või kinni? Lahti. Sul on lahti? Jaa, kõik uksed on lahti. Aga sa paned ikkagist ukse kinni oma kabinetil, kui sul on vaja nagu fokusseerida? Jaa, kui mul on vaja rääkida sinuga, siis ma panen kinni. Aga üldjuhul on uksed lahti alati. Ja kommid on laua peal? Kommid on laua peal. Tahtsin ka öelda, sellepärast on ju vaja näha, et kas on uusi komme juurde toodud, et kas tasub sisse astuda või ei tasu. Olgu. Miks ma seda küsin, et kui see uks lahti on, siis tundub nagu nii raske teha tööd. Kõik hüppavad sisse, tulevad, tahavad. Jah, aga võt see ongi see sama koht, et selleks ma olemas olengi. Sa naudid seda, on ju? Jah. Seenel või marjal? Seened. Jah. Kui palju sa metsas käid? Iga nädal ikka. Iga nädal käin korra ja ämbrikesega jälle tulen koju. Kes neid teha viitsib, aga protsess on hea. Kas sa oled mõelnud ka linna kolimise peale? Ei ole. Kui ma, selles mõttes ei ole, et kui ma tulin Tartusse, hakkasin tööl käima, siis ma korraks mõtlesin, et tulla. Aga siis, kui ma võtan ajaliselt 37 minutit, mis ma sõidan siia ja tagasi. 37 siia, 37 tagasi. Ja teiselt poolt on nii, nagu sa tead, siis ma olen selline spordifanatt natukene. Et kui ma astun uksest välja, ma lähen kohe oma jooksuringile, ma lähen kohe metsa, mul on kilomeeter järveni, kilomeeter jõeni ja peale seda, kui sa oled päev otsa koolis olnud, siis sa tahad rahu ja vaikust ja seda, et sul ei ole seal kedagi enam. Telekas või trenn? Trenn! Sa juba mainisid seda jooksmist. Mitu kilomeetrit sul kuus tuleb? Oled sa vaadanud? Mul on, ikka olen vaadanud. Väga lihtne on, ma jooksen iga päev ja keskmiselt 10 kilomeetrit suvel. Nii et... Nagu laupäev, pühapäev ja 7 päeva nädalas? 7 päeva nädalas, jah. Nii et minu kilometraaž on, jooksukilometraaž on kuus on kusagil
300 kilomeetrit, nii et mul läheb keskmiselt 2 kuuga lähevad mul potased. Mis firma potaseid sa kannad? Eesik, ainult. Ainult? Jah. Okay. Adidased olid esialgu head, aga need on Eesik. Ainult. Okei. No sa teed seda trenni ja enne kui ma lindistamist vajutasin, et Zumbas käid ja miks sa seda teed? Kas füüsilise vormi pärast, et Ikka, kõik kokku. Esimene on seesama füüsiline vorm, kui sa sõidad 2 korda päevas, istud auto peal, siis tõenäoliselt sul tekib ka seesama koht, et sa ei jõua lihtsalt enam. Sa tahad liigutada ennast. Teine asi, füüsiline vorm on see, et ma olen eluaeg liikunud ja ma tunnen, et mu keha vajab seda iga päev, et tund aega ta liigutaks. Kolmandakas on see, ma naudin seda tunnet, mida sina treenerina tõenäoliselt ka tead, kui sa oled läbimärg treeningust. Kui sa tunned, et su ainevahetus, su organism töötab, sa tilkud higist. See on nagu ideaal täiesti, eks ju. Et sa oled nagu endast kõik andnud ja see toob kaasa selle, et su vaim puhkab. Tihtipeale on see, et kui mul on mingisugune, ütleme, probleem, mingi küsimus, siis kui ma lähen jooksma, siis see vasardab mul pead ja kui ma tulen jooksmast tagasi, siis on mul asjad korras. Lahendus on käes. Sellepärast, et selles samas rahus ja selles rütmis, mis sa jooksed, vaata, süda, hingamine, samm, selles süsteemis sul kujuneb mingisugune asi välja. Sa teed seda enda jaoks? Enda jaoks ikka. Mulle ei meeldi võistlustel käia. Oled käinud? Olen küll käinud, jah. Olen käinud. Aga ma ei leia ühtegi põhjust, miks ma pean sõitma 2 tundi selleks, et tund aega joosta või Tallinnasse 3 tundi sõidan, tund aega joosta ja 3 tundi sõidan tagasi. Ma ei võistle mitte kellegiga. Ma võistlen iseendaga. Mul on pulsikell. Ma tean oma tempot ja ma ei leia, et ma pean järjest kiiremini hakkama jooksma kuskilt poolt. Mul ei ole see eesmärk. Kas sa oled ka tundnud, et inimesed nagu heidavad sulle ette seda, et miks sa nii palju trenni teed või? Jaa. Kust see tuleb? Kas sul ei ole teha midagi? Mis sa nagu näed, mis see põhjus võiks olla? Põhjus on tihtipeale, 2 põhjust ma olen ise mõelnud. Üks on see, et eriti vanemad inimesed on töökultus. Seesama, et sa võiksid ju siis hoopis aias peenraid teha või midagi kasulikku, sest sport ei ole kasulik. Ja teine grupp inimesi on neid, kes ise kas ei viitsi või ei suuda ennast sundida. Ja siis on nad nagu natuke kadedad, ma arvan. Seda, et kuidas sa jõuad, kuidas sa viitsid. Oi, minul küll nii palju aega ei ole. Aga nii nagu sa ise tead, aega on planeerimise küsimus. See on tund aega. Tund aega, samal ajal enne küsisid telekas. Kas sa istud tund aega teleka ees või talvel, kui pime on? Kuna ma elan Kanepis, siis meil ei ole valgustatud radasid. Siis ma ostsin endale jooksutrenažööri. Jah, vaatan küll AK uudiseid, aga ma tõmban siis talvel endale trenažööri ette ja jooksen oma 10 kilomeetrit trenažööri peal ja vaatan teleka. 2 ühes. 2 ühes. Kõrvarõngad või kleidid? Sa pead valima. Kleidid. Mõnikord pärast seda, kui ma Petersonist lahkusin, ma saatsin sulle pilte, et seal on neid ehteid, et sul on mingi oma stiil, et kas see on algusest peale juba kooliajast olnud või kuidas see sinu riietusstiil või see on tulnud või? Mul ehted on kogu aeg meeldinud, aga kui ma alustasin väikeste ehetega, siis järjest nad läksid suuremaks. Ja mulle meeldivad suured mastaapsed asjad ja teiseks mulle meeldivad kiiksuga asjad. Natukene teistmoodi, mis on näiteks kokku pandud, eks, mis oleks nagu ühelt poolt pidulik ja teiselt poolt siukene igapäevane. Et jah, see sa andsid väga raske valiku mulle. Kleidid ka mulle väga meeldivad. Palju sul on ehteid? Oi, palju. Keegi ei tea seda. Karbid on, mul on need remondimeeste karbid, vaata, kuhu pannakse kruvisid sisse, plastmasist karbid, siis neid on mul sellist 4 suurt karpi on, kus on siis ehted, kõrvarõngad ja sõrmused
ja siis garderoobis siis seina peal on suur stend, kus on siis kaelaketid igasugused. Kui sa mulle need saatsid, iga kord ma läksin ja vaatasin sellepärast, et mul on Maigi soovitatud tehted on mul täiesti olemas. Kas on midagi hingel, mida sa tahaksid jagada veel? Võib-olla ainult see, et juhi töö teeb heaks see, kui sul on meeskonnas inimesed, kes on oma inimesed. Ja need on need, kes sulle toovad alati naeratuse näole, kellega sa võid küll ka vaielda vahepeal, aga kes sa tead, et ta on sinu meelt ja mõtet. Ehk ta ei pea alati olema ühel meelel, eks ju, et ta jagab, aga sa tead, et ta on sinu oma. Sina olid ka minu inimene Petersonis. Seda sa ka tead väga hästi, et see on hästi, hästi oluline ja hästi tähtis. Et sul peavad olema inimesed, keda sa usaldad täielikult, kui keegi ütleb, et nii on, nii nagu Ülle või Anna-Liisa või Maris või Estra, kes sulle tuleb, eks ju. Kui nemad ütlevad, et nii on hea, täiega usaldad. Et see minu inimesed on võib-olla see märksõna. Sa pakud alati kommi või sul on laua peal kommid ja mul on sellest hooajast ka kommid ja nüüd sa pead kommi sööma muide. Ma palun sul võtta üks komm, silmad kinni. Nii. Ja proovi öelda, mis värvi see komm on? Panen suhu. Jah, pane suhu ja proovi tunnetada, mis värvi see sinu jaoks on. See on selline kollane komm. Õige. Ongi või? Jah. Vaata. Ongi kollane, jah, õige. Aga Merike, suur tänu sulle ja me kohtume varsti. Jällesti. Aitäh, Maigi. Said kommi õigesti. Jumalaid. See oli Roosa Raadio järjekordne osa. Suur tänu kuulamast. Millal, kellega ja kunas me järgmine kord kohtume, eks seda näitab aeg. Auf Wiederhören!